Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot. Halloweeni aeg on käes ja sa saad ootamatult kutse Halloweeni peole. Aga sul ei ole kostüümi, sul ei ole eriefektide meiki, mida sa teed. Ära muretse, ma aitan sind hädast välja. Ma näitan sulle täna 2 sellist Halloweeni meiki, mida sa saad lisada ükskõik millele, mis sul juba näos on. Võib-olla isegi ilma meigita kanda, kui sa ei kanna näiteks eriti palju meiki. Ma olen endale siin teinud valmis sellise suhteliselt lihtsa meigi, pole ainult ripsmeid ära värvinud ega huuli värvinud ja näitan siis täna selliseid lihtsaid kritseldusi, võiks vist öelda, mida sa saad teha nende vahenditega, mis sul juba tõenäoliselt olemas on, ehk siis silmapliiatsid, huulepliiatsid, lainerid, sellised asjad. Ja kui sul isegi ei ole neid, siis tõenäoliselt sa saad väga lihtsalt need mõnest random toidupoest. Esimeseks lookiks saab olema lihtne klouni meik, ehk siis ma kasutan siin sisuliselt ainult musta silmapliiatsit, sa võid seda teha mõne teist värvi pliiatsiga, kui sa tahad. Aga Halloween on ikkagi selline spooky season, nii et mina lähen seekord mustaga. Kinnitamiseks kasutan lihtsalt lauvärve. Ja ma proovin täna teha tõenäoliselt niimoodi selle asja siin, et ma teen mitu asja siin samal põhjal nii-öelda, aga teie ei pea seda tegema. Võite ka miksida, kui te tahate, jumala eest, see ongi lahe Halloweeni juures, et sa saad üks kord aastas lasta oma fantaasial lennata. Ma alustan siis silmast ja teen siia ühele silmale 2 triipu, ühe alla, ütleme, no kuskil poole ninani oleks ideaalne, mul tuli natukene kõrgemale. Ja samas joones ka siis siia kulmu peale, mitte väga kõrgele. Ja teeme nendest 3 nurgad. Nii, juba on esimene detail olemas. Järgmiseks nina, täpselt samamoodi sama musta pliiatsiga. Teen väikese täpi endale nina otsa ja siis huuled. Ma ääristan kõik oma huulejoone ära selle sama musta silmapliiatsiga ja siis teeme siia sellised vahvad nurgad nagu klouni meigis moeks on. Tupsutan puudrivedega üle, et seda natukene matistada. Ma loodan, et te suudate ignoreerida seda toredat punni siin minu lõua peal. Kahjuks ei olnud ta nõus siit paari päeva jooksul lahkuma, nii et pole mitte midagi teha. Ja ma tahan, et ta tuleks naerusuiselt, nii et ma üritan teda teha siis väikese kaarega ülespoole. Umbes nii. Ja ma ei värvi täiesti seda huult mustaga üleni ära, ma üritan teha sellise väikse ombre efekti. Teist poolt praegu ei tee ja natukene hajutan siis pintsliga seda asja siin ära. Ka selle nina teeme selliseks hajusaks, sellise mõne väikese pintsliga on seda hea teha. See 3 nurk võiks nüüd sujuvalt sellesse huule välisnurka sisse joosta, nii et vaata oma huule kuju järgi täitsa, kuidas see välja jookseb. Ja nüüd selleks, et teda peokäigus laiali ei tõmbaks, siis ma kinnitan ta musta lauvärviga. Kuna mul on juba kõik ülejäänud meik näos, siis ma ei taha pudistada seda musta lauvärvi kuskile siia näo peale, nii et ma võtan abiks väikese pooliku votitupsu ja lihtsalt üritan kaitsta neid alasid ja muidugi koputame. Ja nagu sa näed, siis lauvärvi pealepanek kohe ka ühtlustab selle pliiatsi ilusasti ära. Ja sa võid seda sama asja teha kindlasti ka näiteks silmalaineriga, aga silmapliiats on lihtsalt rohkem forgiving vigade suhtes. Ja selle alumise üritan hajutada siia ripsmejoone sisse, et ta läheks selle ülejäänud meigiga paremini kokku. Pärast ma lisan ka siia ju ripsmeduši ja ripsmepikenduse, et see kindlasti teeb selle asja veel ühtlasemaks. Selline ulakas klouni meik on saavutatud. Siia siseosasse ma tahaks kanda mingit heledat nude huulepulka, et see oleks selline rohkem väljakantav. Mul on siin üks ohvral vedel matt huulepulk ja ma tupsutan seda oma sõrmega siia. Teda kohe niimoodi mõnusalt hajutada ja mitte liiga kaugele ajada. Ja siis käin jälle selle lauvärvi pintsliga ülesid. Ja selline oligi imelihtne must klouni meik. Väga lihtne lisada ükskõik millise meigi juurde, mis sul siin all on. Kui tõesti saad teada 20 minti enne peole minemist, et see on Halloweeni pidu, siis sa jõuad selle kindlasti tehtud. Järgmiseks teeme midagi veits nunnumat, ehk siis kui sa ei taha olla selline õudne, tahad hoopis midagi armast, siis Queen of Hearts on järgmise meigi inspiratsiooniks. Me ei lähe kuidagi hullumeelseks siin. Jällegist teen selle meigi punase huulepliiatsiga. Sa võid kasutada ükskõik millist punast huulepliiatsit, aga ma ei soovitaks kasutada sellist, mis on liiga kreemine, sest et selle jaoks mul ei ole hetkel punast laovärvi, millega teda kinnitada. Ma kahtlustan, et ka sul ei pruugi olla. Pigem selline midagi kuive sobib paremini. Ma alustan seekord huultest ja teen huulele südame ja täidan selle üleni ära.
ja nagu sa näed, siis ma siin üleval osas vältisin enda huulekuju järgi seda tegemist, ma ikkagist üritasin südant teha, ma tunnen, et natukene tahab veel timmimisse. Ja kui sul ei ole teisel pool seda asja, mis minul on, siis sa lihtsalt joonistad teisele poole samamoodi selle südame kuju. Aga see ei ole ainukene, mis me teeme. Ka lisame siia nunnud väikesed südamed, aga need seekord jätame sees tühjaks. Võib ka siia üles lisada, kui tahad. Ühe väikese näiteks. Ja nüüd, et seda intensiivistada, siis ma kasutan matti punast huulevärvi. Muudan nad natukene intensiivsemaks läbi selle. Wow. Ja selleks, et need südamed nüüd kuidagi nagu popiks, oleks sellised säravamad, kihvtimad, rohkem väljapaistvamad, siis ma panen siia keskele seekord highlighterit. Jälle selline asi, mis sul loodetavasti kodus olemas on. Kui sul tõesti pole highlighterit, aga sul on näiteks mõni hele peitekreem, siis ka see sobib, sest et see toob samamoodi selle kujusid paremini välja. Ja jälle mõne väiksema pintsliga on seda hea teha. Mina kasutan hetkel roosat highlighterit, aga sa võid kasutada ka mõnda teist šampanja värvi, mis iganes. Ja lisasin natukene ka siia huulele, et seda veidikene põnevamaks teha. Kui sa kasutad mõnda vedelat huulepulka, siis see huule osad võiksid ka üle käia. Ja selleks, et see süda siin huule peal paremini välja tuleks, siis ma käin selle välise ääre veel üle, kasutan hoopis peitekreemi. See püsib paremini peal. Võiks neid südameid ka natsa veel hajutada võib-olla, väljapoole siis just nimelt. Ma õrnalt tupsutan selle pintsliga neid välimisi ääri. Selline see siis sai. Ma ütleks, et päris nunnu ja jällegist väga lihtne, tehtav punase huulepliiatsiga, punase huulepulgaga. Parem oleks, kui see huulepulk oleks matt ja täielikult matiks kuivav, siis on kindel, et see ei lähe sul laiali lihtsalt peo käigus. Ma lisan nüüd siia ripsduši ja ripsmipikendused. Ma kasutan täna ripsmeteks selliseid ripsmipikendusi. Ma lõikan need keskelt pooleks ja nii ma saan nurgaripsmed sellest ühest ribast. Ja neil ei ole ka sellist tugevat riba, nii et lihtne on neid välja kanda ja nad on kindlasti väga mugavad. Need on ostetud Treidhausist. Ma lõikasin nad pooleks ja sain 2 sellist väikest riba. Ja senikaua, kuni mina siin seda liimikest peale kannan, siis sina võiksid jätta sellele videole like'i ja subscribe'ida minu kanalit ning loomulikult oleks tore, kui sa vajutaksid ka seda väikest kellukese märki, sellepärast, et mul on hiljuti tekkinud siin YouTube'is selline probleem, et millegipärast YouTube soovitab minu videot mingite väga veidrate videode järgi, mis ei seostu absoluutselt selle sisuga, mida mina teen. Esiteks on need mingis imelikus keeles, ma täpselt polegi aru saanud, aga vist on tegemist kas Poola või Läti või Leedu keelega. Ja ilmselgelt need inimesed klikivad minu videole, ma hakkan eesti keeles rääkima ja nad ei jää seda vaatama. Ehk siis see mõjub ülinegatiivselt, aga ma tõesti, ma olen enda arust kõik teinud, mis ma nagu vähegi oskan teha, aga sina saad ka aidata, jätta lihtsalt see like ja kui YouTube näeb, et Eestis olevad inimesed seda videot laigivad, siis ta loodetavasti hakkab seda ka rohkem teiste Eesti videode juurde soovitama. Üliloomulikud aga annab sellise mõnusa väikese efekti ikkagist, pluss ma ei tunne neid absoluutselt. Ja alati on hea lõpus veel õrnalt oma ripsmetega need ripspikendused kokku vajutada. Aga pigem siis, kui nad on juba suht ära kuivanud. Ja ongi peal nagu näha, siis see isegi ei vaja lainerit. Loomulikult sa võid seda lisada, kui sa tahad, aga mina seda seekord ei tee. Aga zoomime siis välja, vaatame, kuidas see asi kõik kokku välja näeb. Ja sellised saidki siis need 2 lihtsat Halloweeni meiki. Üks selline natukene võib-olla hirmsam, aga mitte üldsegist liiga hirmus. Ja teine siis selline nunnum Queen of Heartsi teemast inspireeritud meik. Lihtsalt, kui sa tahadki teha kas ainult seda või ainult seda, siis selle puhul tee see sama huuleosaga teisele poole huult ja selle puhul tee need südamed ka siia. Ainult mida ma nende südametega võib-olla soovitaks teha, on see, et kui sa siia tegid niipidi kolmnurgas nad, siis tee siia poole teistpidi kolmnurgas, et näeks selline kihvtim natukene välja. Aga loomulikult see on fantaasiameik, sa võid teha täpselt seda, mida sa ise tahad. Sa võid katsetada veel siin teiste asjadega, sa võid musta asemel kasutada näiteks, ma ei tea, mõnda teist värvi, kas või seda sama punast minugi poolest. Lase oma fantaasial lennata või kui sa ei taha fantaasial lennata, tahad võimalikult kiirelt ja lihtsalt saada tehtud, siis proovi seda, sest et tõesti mul on siin kokku läinud ainult pool tundi ja ma lisasin veel ripsmeid ja vahepeal jõin vett ja kõiki muid asju ka, et ma usun, et need mõlemad asjad on tehtavad siuke 15-20 minti. Selline see tänane videos sai. Kindlasti subscribe minu kanalit. Järgmine video tuleb ilmselt üks huvitav story. Suur aitäh, et sa vaatasid. Näeme juba järgmises videos. Tšau!